Škoda, Wheel Cycling ja SCO Motors esitlevad projekt Nähtamatu lava, teekond Prantsusmaa Alpidesse. Vaadates, et registreerunud on 16 000 harrastajat, siis see ongi see perspektiiv, mis tegelikult räägib meile sellest, et vähemalt need harrastajad ise arvavad, et nad on selleks suutelised. Aga mis see tegelikult tähendab selle jaoks, et sportlane päriselt sellega hakkama saaks ja sellega, et ta tunneks ennast hästi selle väljakutse lõppedes, siis see nõuab päris palju tööd. Kas ma olen selleks valmis? Ma arvan, et see teadlik ettevalmistus on seekord see, millega ma üldse selle mõtte ette võtsin, et ma ei saa sinna minna tavapärase vormiga, et sinna minekuks peab reaalselt tegema treeningut, millist ma varem pole teinud. Ehk siis ma olen 3 korda etappi sõitnud. Lõpud on olnud enamasti seotud jalutamise ja kõige muuga, mis sinna juurde käib ja kõik need teised jalutajad seal muidugi näitavad, et kõik kompavad oma võimete piire. Aga lõpetada hea enesetundega kordagi jalga maha panemata, ma arvan, see on see, miks ma ennast tegelikult kirja panin. Alguses kindlasti mingit murdumist ei toimu, et see murdumine toimub teise poole peal, siis kui päeva temperatuur on jõudnud sinna 30 kanti, siis hakkavad erinevad nurgad järgi andma, aga ma arvan, et selle spordi suurim õppetund on tegelikult mitte kuulata seda, mida keha sulle praegu ütleb ja jääda enda plaanile kindlaks, sõita edasi. See on teadlik valik, et väline motivatsioon või õigemini, kui sa ütled oma eesmärgi välja, siis sa oled selle eest rohkem vastutav. Ehk siis, kui ma selle proovile paneku ette võtsin, siis ma teadsin, et ma pean ennast ka väljapoolt motiveerima, sest ise on väga lihtne öelda, et tegin nagu endast parima, aga välja tuli nagu alati. Ütleme nii, et täna me ei otsi pudelikaelu ega takistusi, vaid seda, et kõige olulisem on aru saada, kellega me tegeleme. Milline sportlane Marko on, millised süsteemid tema keha sees toimetavad, mis on tugevus, mis vajab järeleaitamist ja loomulikult vereproovi poole pealt olla kindel, et keha on selleks katsumuseks valmis, et seal ei ole mingisuguseid asju, mis võiksid meid praegu tõesti takistama. Et on kiire, et tahaks kiiresti jõuda sinna ja kogu aeg tuleb panna. Et igal asjal on oma aeg ja oma eesmärk ja tihti alguses tuleb võtta rahulikumalt ja siis, kui on see panemise aeg, siis tuleb panna ja siis tulevad ka need tulemused. Seal ei olegi mingeid valikuid. Et ma olen treeninud enamasti mugavustsoonis, mõnes mõttes võtnud alati seda mõistusega, mitte ennast üle koormanud. Aga kindlasti seal on veel sellist mänguruumi. Ega me lõpuni seda kunagi täpselt ei tea, et me oleme võinud teha täiesti ideaalse ettevalmistuse ja
millegipärast keha ei võta toitu ega vedelikku vastu, et siis see on kindlasti väga suur teema. Või see, et isegi kui me teeme kuumaga kohandumist, aga keha siiski kuumeneb üle, siis need on põhilised asjad. Või siis minnakse valede ülekannetega peale ja lihtsalt see jõukomponent muutub ületamatuks seal. See on hea küsimus, et kas ma olen valmis. No, ma arvan, et kõige keerulisem on täita midagi, kus sa seda juhist täpselt ei oska täita. Et näiteks siinsama proovides kadentsi hoida või mingis pulsivahemikus olla. Ja kui sul nagu see ei õnnestu, et siis sul on vaata, täiskasvanute õpetamise kõige suurem tagasilöök on see, et ta heitub sellest, et ta ei oska teha midagi. Et see ajab sind närvi ja siis sa ütled, et ma ei pea siin olema, ma ei pea seda tegema ja jätad selle asja pooleli. Et selle nagu õigesti harjutusest aru saamine ja selle ärategemine ja teine aspekt on kindlasti see treeningkava ja tegeliku elu või siis ütleme muu elu omavaheline kokkusobimine, et kui see 4 tundi treeningut satub sinna ilma ette hoiatamata või paikneb seal näiteks balletikülastus, siis hakkavad läbirääkimised. Kellega? Kirjadega auto peab olema puhas. Seda ma oma praktikast tean, et tegemist on esindusfunktsiooniga ja igasugused liiklushuligaansused ja räpase autoga sõitmine on nüüdsest möödanik. Mitte, et ma oleksin väga räpakas autoomanik või ka liiklushuligaan, aga lihtsalt see kindlasti distsiplineerib. Jah, kindlasti on mugavam liikuda eri punktides, elades kesklinnas, ühe autoga peres, pead tihti läbi rääkima, et kelle käes auto on, et see selles mõttes lihtsustab. No kui mulle pakutaks, ma küll võtaks. Et tegelikult on see hästi oluline, sellepärast, et kui me oleme erialaselt hästi edukad enda erialal ja panustame sinna hästi palju, siis meie mentaalne ressurss on piiratud ja kui pean selliseks suureks väljakutseks valmistumisel tegema igapäevaseid kümneid ja kümneid pisiotsuseid veel oma treeningutest või söömisest lähtuvalt, siis see kõik tegelikult võtab seda ressurssi vähemaks. Lisaks koha peal või sinna saamine, need on alati väga maalilised paigad, aga logistiliselt omajagu keerulised, start-finish eraldi kohtades, mida sa pead alati planeerima. See on tõeline selles mõttes väljakutse ja kui keegi on selle sportlase eest ära teinud, siis see lubab panna selle energia sinna kohta, kus tal on vaja olla ja see tõenäosus, et asjad õnnestuvad tänu sellele on palju kõrgem.